Need maalid siin Põhja Regionaalhaigla seintel ei ole pelgalt kunstiteosed, nad on potentsiaalsed elupäästjad. Näituse hingeseisundi teebki eriliseks see, et kõik need 10 maali on pandud oksjonile, mille tulu läheb otse Vähiravifondile Kingitud elu, mis omakorda annab võimaluse neile, kel lootust enam ei ole. See mõte sündis siin samas haiglas PERH-is, et kui ma kevadel olin ise patsiendi rollis ja olles saanud melanoomi diagnoosi ja rääkisin oma raviarstiga tema kabinetis ja raviarst Terras ütles mulle, et miks te nii endast väljas olete, et melanoomi ravi on kõigile väga kättesaadav. Ja vot sellel hetkel tegelikult see näituse mõte hakkaski nagu sündima, sest et sellel olukorral, kui see kõik selgus, mis siis lõpuks minu haiguse teel saab, mõtlesin ma nende inimeste peale, et kelle ravi ei pruugi olla kättesaadav. Ja siis tekkiski selline idee, et maalida üks näitus ja teha koostööd Vähiravifondiga Kingitud elu ja kinkida ja annetada siis kogu see müügitulu nendele haigetele, kes ei saa Tervisekassa poolt oma ravi kinni makstud. No kõik need maalid on juba praegu pandud ju oksjonile. Et öelge palun, mis see alghind on ja siis kui kaua te neid pakkumisi ootate? Et alghind igal maalil on 500 €, et sellest alates siis saab sammuga pakkumisi teha. Need on siis Vähiravifondi Facebooki kodulehekülje peal väljas ja me ootame siis kuni 1. detsembri neid pakkumisi. Vähiravifond Kingitud elu loodi 2014. aastal ja on tänaseks edukalt üle 10 aasta tegutsenud, abistades tuhandeid vähidiagnoosi saanuid. Neid inimesi on üle 3500 ja annetuste hulk peaks olema ka üle 35 miljoni € kokku. Aga meie jaoks numbritest olulisem on see, et me olemegi saanud kõiki oma sihtgrupi abivajajaid toetada. Et keegi ei ole pidanud jääma ukse taha ja fond ei ole pidanud tegema valikuid, et kas nüüd Jüri või Mari või et kes nagu väärib seda viimase õlekõrre ravi. Tagasi tulles näituse juurde, siis maalid asuvad galeriis, mida mööda vähiga võitlejad iga päev ravi saama lähevad ja kuigi maalide autor on tänaseks terve, on temasse see teekond vähidiagnoosist tervenemiseni tugeva jälje jätnud. Ja mina olen kõik need hingeseisundid siis Lõuvendile maalinud just nendel perioodidel, kui ma ei teadnud täpselt, mis minu elus saama hakkab, et kui ühel päeval sa saad diagnoosi, millel ei ole kohe lõppu nii kiiret, siis sa pead arvestama sellega, et elus võib olla igasuguseid meeleseisundeid ja kuskil peab olema ka see väljund, et diagnoosi ootamine, lõpliku diagnoosi ootamine võtab kaua aega ja kogu sellel perioodil siis mina kõik oma hingeseisundid ära maalisingi. Hinnapakkumisi saab maalidele teha kuni näituse lõpuni ehk 1. detsembrini Vähiravifond Kingitud elu Facebooki lehel.